aga mis sa arvad, kellega ta kõige rohkem räägib? Hannaga. Millest nad räägivad? Numbritest ja laulavad ka. Tal on 100 last ja ma naist ei ole. Tere, minu inimesed. Kui ma siin lava taga ootasin, siis umbes 5 inimest tuletas mulle meelde, et kuule, katsu seekord ikka ajas püsida. Ja ma küsisin, et aega ei olegi mulle antud, väga huvitav. Ja siis ma küsisin, et kust ma sellise kuulsuse saanud olen. Et ma enda meelest nagu jutlusta nagu liiga tihti nagu pikalt. Ja siis mu hea kolleeg Kadi tuletas mulle meelde, et ma tegin seda eelmisel kevadel ja sügisel PP festivalil. Nii et kohe on praegu targem nagu buckle up, ole valmis. Ma ei tea, mida Jumal tahab teha täpselt siin, aga ma püüan püsida selle aja sees, mis mulle on antud ikkagi. Tead, PP festival sellel aastal, ma usun, on olnud erakordne. Kas sa oled nõus minuga? Ja tead, mitte isegi sellepärast, kui ägedad ruumid meil on, kui hea bänd meil on, kui head kõnelejad meil on, vaid sellepärast, mida Jumal on teinud nende päevade jooksul siin selles paigas. Tead, kui sa ei ole veel saanud Jumalalt kõnetust, puudutust või sa ei ole saanud paluda millegi pärast, mis peab muutuma sinu elus, siis ära mine siit niimoodi ära. Siin on nii palju lugusid tulnud esile sellest, mida Jumal on teinud. Ja tead, see ei ole lihtsalt üks hype või lihtsalt üks hetk, kus meil on vaja nagu emotsionaalset boost'i. See ei ole selle kõige mõte olnud, vaid sellel on palju sügavam tähendus. Eile, kui ma käisin laval, siis ma rääkisin sellest ja mulle nii meeldib. Kuldar, ma olen sinuga samasugune selles kohas. Et ma ka unistan. Ja ma päris palju unistan sellest, milline võiks olla Eesti, kui siin oleks palju rohkem kristlasi. Ja mitte lihtsalt niimoodi, et tuli 20 000 juurde. Ja et lihtsalt sellega, et me teeme PP festivali, tuleb siia mingi 1000 inimest ja saab päästetud. Mitte isegi läbi selle. Vaid läbi selle, et Jumala rahvas elab siin maal nii nagu Jumala rahvale kohane. Ja ma isegi ei mõtle selle all seda, et me oleme kõik vagad. Ja mitte selle sõna nagu, ma arvan, et me kõik oleme kutsutud heas mõttes vagadusele, aga mitte sellesse, kus me lihtsalt oleme head ja see jääbki kõik selleks, mis see on, et me lihtsalt oleme natukene paremad kui keskmine eestlane. Ja seda ainult meie meelest, et me oleme natukene paremad. Vaid Eestist ja nendest inimestest, kes siin elavad, kes saavad muudetud läbi selle, et me elame päriselt ellu seda, mida Jeesus on õpetanud. Et me elame päriselt ellu seda, kes Jumal on. Ja kui me laulame ja ülistame ja ütleme siin ja palvetame, Jumal, tee mind rohkem enda sarnaseks, vähem mind ja rohkem sind, Jeesust. Kui me ütleme neid palveid ja mõtteid välja, et need lihtsalt ei jää üheks tundeks meie sees, vaid see on päriselt üks tegelikkus, mis tulebki esile meie eludest. Jumal on kutsunud meid oma rahvaks. Rooma kirja 9. peatükis 25. salmis. Juba ajasin midagi ümber. Ei, see ei ole seal kirjas. Rooma kirja 9. peatükis 25. salmis kirjutab Paulus nõnda. Need on Hoosea sõnad. Need on palju varem kirja pandud. Ma hüüan oma rahvaks teda, kes ei olnud minu rahvas ja armsaks teda, kes ei olnud mulle armas.
kus iganes oled sina Jumalaga olnud, mis iganes on olnud sinu teekond Jumalaga, siis see tõotus kehtib meile, kõigile siin täna selles paigas. Jumal on sind kutsunud oma rahvaks. Jumal ütleb meile täna, teie olete minu inimesed. Ja kui me mõtlesime kogu selle PP festivali pealkirja peale, siis see minu inimesed ei tulnudki üldse sellest kohast, et me mõtlesime, et meie ümber on nii palju inimesi. See tuli ka. Aga see esimene mõte oli see, et Jumal kutsub meid oma inimesteks. Ja tead, mitte ainult meid, mõnda sada, kes me oleme siia kogunenud ja mitte isegi neid, kes täna tublisti kirikus käisid, vaid igat inimest, kes siin maa peal elab, on Jumal kavandanud ja kujundanud oma näo järgi ja loonud siia ja kutsunud teda ka oma inimeseks. Aga paljud neist täna ei tea seda, et nad on Jumala poolt kutsutud tema inimesteks ja tema rahvaks. Ja et Jumal tahab anda nende ellu palju. See lugu, mida me oleme siin jälginud, räägib ka meile midagi Jumala rahvaks olemisest. Ja sellest, mida ma just hetk tagasi mainisin, et mis juhtuks siis, kui me päriselt elaks nii, et me oleme Jumala rahvas. Ja kui me mõtleme selle peale, Kadi juba eile mainis seda, et Jeesus rääkis selle loo mitte lihtsalt ühe ilusa loona, mida lihtsalt on, teate, need Facebooki videod, mida lihtsalt on nagu ilus vaadata. Ja mul tegelikult väga ei meeldi Facebooki videod, enamik need ajavad mind kuidagi nagu eriti need videod, kus on mingi tüüp, kes käib ringi, solvab kõiki, on mingi nõme kõigi vastu ja siis tuleb mingi tüüp, kes on, ma ei tea, vigane ja siis ta näeb teda ja siis ta silmad avanevad ja siis ta läheb tagasi ja vabandab kõigi ees ja mulle need videod üldse ei meeldi tegelikult. Aga et see ei ole lihtsalt üks ilus lugu, mida Jeesus rääkis. Üks selline lugu, mis paneb meid natukene nagu hästi tundma, siis mõtleme, ükskõik, kus ma olen ära käinud, Jumal armastab mind. See loo mõte ei olnud selles ainult. See on ka selle loo osa. See loo mõte oli selles, et mis juhtub siis, kui me elame ellu seda, kes Jeesus on ja mida ta õpetab, millist eeskuju ta näitab. Mis juhtub siis, kui me päriselt ka elame 100% ellu seda, mida Jeesus ütles, et aga õnnistage oma vaenlasi, mitte ärge neetke neid. Ärge rääkige neist halvasti. Ärge tehke neile tagasi. Ärge nõudke oma õigust. Vaid päriselt õnnistage neid, palvetage neid. Kui nad teilt nõuavad rohkem kui peaks, siis andkegi see osa. Mis siis juhtuks, kui me päriselt elaksime nii, nagu Jeesus on õpetanud? Ja väga tihti, kui me loeme seda kadunud poja lugu, siis me kipume ennast samastama nende poegadega seal loos. Nende mõlema kadunud pojaga. Nii sellega, kes käis ja raiskas oma elu ära. Nii lihtne on temaga samastada ennast aeg-ajalt. Palju raskem, aga vahel me tajume ennast ära ka selle vanema vennana, kes on see vanem vend, keda keegi tegelikult ei vaja, nii nagu me siin oleme öelnud. Aga see, kellelt on kõige rohkem sellest loost õppida ja kellega meil on lõpuks vaja kõige enam samastuda, mitte jääda nendeks kadunud poegadeks, on see isa selles loos. On see isa selles loos ja see, kuidas see isa armastab. Armastus on tegu. Ma usun, et sa oled kuulnud seda. Selle isa armastus oli väga paljudes tegudes. Ja need teod ei olnud tegelikult lihtsad. See isa armastab tegelikult seal loos selliselt, et on valus. Selle isale endal on valus ilmselt. Sellepärast, et nii palju lihtsam on siis, kui keegi on ära läinud, lasta lahti temast, kui et armastada ja igatseda edasi ja loota parimat. Ja nii palju lihtsam oleks lihtsalt oodata, et poeg tuleb ja vabandab su ees, kui et minna ja joosta talle vastu, hakata talle kaela, suudelda teda, öelda oma sulastele, tooge kuub ja sõrmus ja jalanõud. Ja see ei ole lihtsalt mitte see, et katame kinni selle, milline ta on ja paneme ta puhtastesse riietesse, enne kui ta meie majja jõuab, sest meil on seal valged vaibad põrandal.
see ei ole see mõte selle taga, vaid see, mida need 3 asja sümboliseerivad, on see, et isa ütleb, ma annan sulle kõik tagasi, kõik õigused, mille sa oled ise ära raisanud ja mida ma ei peaks sulle tagasi andma. Ja tead, ma olen vahel mõelnud, et mida mõtlesid need inimesed, kes olid seal kõrval? Mida mõtlesid need teenijad, kes olid seal kõrval, nähes seda isa, nähes seda meest oma pojaga selliselt käitumas? Ma arvan, et päris suurel osal neist oli häbi. Neil oli piinlik vaadata seda, nad mõtlesid, et see mees on natukene peast hulluks läinud. Et äkki ta on vanaduses kuidagi nõdraks jäänud oma peas. Et tahaks natuke nagu sellest nagu eemal hoida, sest ta on nagu ebamugav vaadata, kuidas üks isa kuidagi musitab oma poega seal. Oma räpast sellist poega, kes on kusagilt tagasi jõudnud. Ma arvan, et oli neid, kes olid šokis, kui nad vaatasid seda kõrvalt. Ja nad ei osanudki midagi teha, nad lihtsalt jäid vaatama seda. Mis asja, mida siin sünnib? Tead, kui me ütleme, et me oleme Jumala rahvas, siis meie kohus on ka armastada inimesi just selliselt, nagu see isa armastas oma poega. Selliselt, et ta natuke on häbi, et meil on natukene valus ja et inimesed jäävad seisma ja vaatama, ütlevad, et see ei ole mitte kuidagi nagu tavapärane. See on lausa šokeeriv, kuidas keegi armastab selles kohas. Sellel kõigel, mida me oleme siin selle nädalavahetuse sees jaganud, kogenud, osaks saanud, iga palve, mis siin on palvetatud, iga laul, mis siin on ka lauldud, iga sõnum, mis siin on kuulatud, iga vestlus, mis on siin olnud. Sellel ei ole mõtet, kui see jääb ainult siia ruumi. Sellel ei ole mõtet, kui me oleme lihtsalt natukene pühamad, natukene paremad, veidi rohkem ausamad ja armastavamad oma sõpradega. Sellest ei piisa, et meil on mõned uued laulud, mida laulda. Et meil on mõned head jutluse märkmed, mis me oleme kirja pannud. See saab päriseks siis, kui me hakkame seda välja elama. Kui siit minnes see, mida me oleme kuulnud, mida me oleme näinud, mida me oleme kogenud, saab tõelisuseks meie elus. Ja ma tean, et see ei ole lihtne missioon minna selle järgi. Ma tean, et on nii palju lihtsam lihtsalt jätta need asjad sinna paika. Aga sõbrad, ma usun, et see, et me oleme siia kokku tulnud, on sellepärast, et Jumal tahab sind kasutada. Ma olen seda korduvalt öelnud ja ma ütlen seda uuesti jälle. Iga üks siin selles saalis on Jumala poolt valitud ja kutsutud tema rahvaks, et teha jüngreid, et juhtida. Siin saalis on koguduste juhte. Mitte Peeter Tamm, kelle pead ma seal taga näen. Mitte Peeter Tamm isegi, ma ei mõtle praegu teda. Ma mõtlen seda seal tagantpoolt 3. reas keskel istuvat noormeest. Ja ma mõtlen sind ka, kes sa seal istud. Ja sind. Ja Hendrik, sind, sa käskis, ma vaataks sulle silma, kui ma laval olen. Ma ei tea, mis on sinu kutsumus täpselt. Mis on sinu teekond Jumalaga täpselt. Aga ma tean seda, et kui see, millest me palvetame, unistame, igatseme, kui see kõik, millest me palvetasime täna hommikul siin paigas, tuleta meelde seda hetke, kui me palvetasime üheskoos siin ja üle Eestimaa koguduste ja teiste kristlastega. See saab juhtuma siis, kui sina ja mina oleme nõus järgnema Jumalale. Kui me oleme nõus olema need isa figuurid, kes jooksevad järele neile ja vastu neile, kes on kadunud ja meiega ebaõiglaselt käitunud. See saab hakkama siis, kui me lähme oma kogukondadesse ja elame välja seda skandaalset armastust seal, mis võib-olla tekitab erinevaid emotsioone inimeste ümber. Aga korraga armastus saab nii päriseks ja saab nii selgeks see, et see ei saa olla lihtsalt inimlik pingutus või natuke püham olemine,
vaid see, et Jumal on selle kõige taga. Et Jumal saab korraga käega kasutavaks. Kutsun juba bändi lavale. Ma püüan endale ka seada, et ma lõpetaksin õigel ajal. Jumala armastus, selle kohta võiks öelda mitmeid asju. Aga kui on üks asi, mida saab Jumala armastuse kohta kindlasti öelda ja mida saab võtta sellest loost, siis on see, et Jumala armastus on ennast ohverdav. Kas sa oled nõus minuga? Jumala armastus on täielikult ennast ohverdav. Ja tead see, et me elame välja seda, et me oleme tema rahvas. Tähendab, et aeg-ajalt meie peame olema need nuumveised, kes seal loo lõpus ära tapetakse selleks, et kõigil oleks rõõmus meel ja pidu. Ja ma ei mõtle seda sõna otseses mõttes, aga mõtlen seda, et meie anname endast kõik selleks, et need, kes ei ole veel osa sellest, võiksid tähistada, võiksid näha seda armastust. Ja ma ei ütle sulle, et sa pead minema siit välja ja tegema kohe pööraseid tegusid. Aga kui kõik see, mis siin on olnud, jääb selleks, et ma olin siin ja ma läksin siit, siis sellel ei ole mõtet. Ma usun, et see sõna, mida ma mitu nädalat olen mõelnud, mida Jumal tahab öelda siin kõige lõpus, on tegelikult see, kas sa oled valmis olema see, kes on valmis minema, nagu see isa läks. Kes ei oota, et inimesed tuleksid temani, kes ei oota, et inimesed paluksid vabandust, kes ei oota, et tema õigus saaks paika, vaid kes on valmis minema. Kes on valmis jooksma vastu nii, nagu see isa jooksis ja armastama nii, nagu see isa armastas. Ja ma tahan sulle anda see viimase väljakutse. Kõik see, et see saab tõeks. See on sinu tegude taga. See on selle taga, mida sa teed sellega, mida sa oled siit saanud, mida sulle on siin antud, mida Jumal on siin üle sinu lausunud ja valanud ja kuidas ta on sind õnnistanud. Aga täna, ja see läheb nii kokku sellega, mida Märt hommikul rääkis, võid sa öelda, tõusta ja öelda, Jumal, saada mind. Jumal, kui keegi peab kellelegi vastu jooksma, siis Jumal, saada mind. Mina tahan, et sa saadaksid mind. Ma lõpetan ühe looga. Paar aastat tagasi ma olin 3D koguduse keskel võimaluste festivalil. Ja see oli lõpu osas. See oli nagu see teenistus siin täna. Ainult mõned sajad inimesed vähem. Ja seal oli hea ülistus. Ja seal ruumis oli hea olla ja oli hea mõelda, et nüüd saab tegelikult koju minna normaalselt magama ja normaalselt sööma jälle ja ei pea 100 inimesega koos olema kogu aeg, introverdi rõõmud. Ja ma olin seal teenistusel. Ja ma korraga tunnen, et Jumal ütleb mulle midagi. Ja ma mõtlen, et Jumal, ma ei jaksa ja ma ei taha tegelikult praegu üldse. Aga midagi minu sees ikkagi tõi mind sellesse kohta, et ma ütlesin, et Jumal, kui sa tahad tegelikult midagi teha, siis tee. Ja korraga ma kogen seda, et Jumal ütleb, et ma tahan sind välja saata siit ruumist. Palun mine välja siit ruumist. Mine välja siit ruumist ja sa pead leidma kellegi ülesse. Ja ma isegi teadnud, kas see inimene on sealt ruumist väljas. Aga ma järgnesin sellele, mida Jumal ütles, mida ta vaim mulle nii selgelt ütles. Ja ma läksin välja. Ja ma saan aru, et ma pean otsima Karli, oma sõpra Karli. Ja mitte mingit selgust, miks ma teda otsima pean. Ja ma käin ringi, ma isegi jooksin ümber ühe maja ja ma nagu mingi rahutus on minu sees, selline selgus, et ma pean leidma Karli. Ma pean leidma Karli. Ja ma jooksen ja käin ja mitte kusagil teda ei ole. Ja just siis, kui ma olin alla andmas ja hakkasin saali tagasi minema, siis ma näen, et see Karl nagu maast välja tõusuna seisab mu ees. Seal kusagil ukse ees. Ja siis sündis midagi, mida ma siukse normaalse mehena ikkagi tegelikult ei tahaks väga teha. Ma tunnen, et Jumal ütleb mulle, hiili talle tagant ligi ja võta temast ümbert kinni. Come on, Jumal. Hiili talle tagant ligi, võta talt ümbert kinni.
Ja ma lähen niimoodi veidrana ja teen seda. Ja kogen, et Jumal ütleb, kuna ta natuke pikemust, ma sain talle kõrva öelda. Lõpuks ma sain su kätte. Ja tead, minu jaoks see ei tähendanud nii palju. Aga Karli elus oli see koht, kus ta oli tegelikult vajanud, et keegi tuleks. Et keegi oleks saadetud, kes jookseks tema järel ja saaks ta kätte ja ütleks, Jumal on sind otsinud ja kätte saanud. Ja nüüd selle järgmise laulu ajal sinul on võimalus tõusta ja seista Jumala ees ja öelda, Jumal, ma tänan kõige eest, mis sa oled siin teinud, aga ma tahan, et sina saadaksid mind siit välja, et ma võiksin ellu elada seda eeskuju, mida sa oled jätnud. Seda sama ennast ohverdavat armastust. Ja ma tahan olla see, kes jookseb vastu ja kes läheb ja armastab päriselt. Kui sa tahad seda teha, siis tõuse selle järgmise laulu ajal ja laula seda Jumalale oma palvena ja oma igatsusena ja võta seda tõsiselt, kui ta sulle räägib selle ajal, kui sa ütled talle, saada mind.